Tšauki! Täna on reede. Ma üle pika aja võtan jälle kaamera kätte. Ma nädala alguses ei jaksanud filmida, aga kuna mul on tulemas üsna tihe nädalavahetus, siis võtsin kaamera jälle kätte. Meil on täna jälle Olümpikasiinos õhtul esinemine Deadman Blues show programmiga ja kell on kohe saamas 1:30 ja ma liigun hetkel sinna, et teha seal lavaproov. Kostüümid on pakitud ja õhtuks valmis. Let's go! Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga õues sajab lörtsi ja just lõi äikest ja müristas. Kas maailma lõpp hakkab tulema? Sest nagu, kuidas see võimalik on? Ma olen vahepeal tagasi koju jõudnud, ma ei jõudnud vahepeal üldse filmida, sest et ma andsin Dance Actis tegelikult täna asendustrenni 2 grupile korraga, kuna järsku kõikidel oli asendust vaja ja siis ma pakkusin välja, et kuna need mõlemad trennid toimusid samal kellaajal, siis me panime lihtsalt 2 gruppi kokku. Väga tore oli, tundus, et neile väga meeldis ka ja no logic. Vabandust, Luna. Tule siia, õpatški. Tundus, et neile meeldis ja nüüd ma tulin koju. Nüüd on mul päris mitu tundi aega enne, kui ma pean ennast valmis panema täna õhtuseks esinemiseks. Ma mõtlesin, et ma näitan teile ka, kuidas ma enda meiki teen ja kuidas ma oma meiki maha võtan, kuna selle peale tuli üks request kommentaaridesse, nii et ma mõtlesin, et ma täna teen seda. Aga enne ma hüppan kiirelt pesust läbi ja siis ma hakkan toimetama kõikide asjadega, mis mul praegult to-do listis on ja ootavad tegemist. Nimelt mul on tulemas koostöö ja ma pean sealt vaatama välja mingid asjad, mida ma tahaksin siis koostöö raames näidata, mida meil kodus vaja ka oleks. Seega ma tahaks sellega natuke tegeleda. Mul on mingid ideed, mida oleks vaja, aga ma vaatan täpsemalt üle kodulehelt, kuna seal on nii palju valikut, siis ma proovin leida just need õiged. Seal on väga mugav tellida, ma olen sealt varem ka tellinud, mingid mööbliasjad, riidekapp ja mingid asjad on meil varasemalt, mingi 3 aastat tagasi tellitud, nii et mul on väga hea meel, et nad minuga ühendust võtsid. Ja siis, ma ei tea, ma vaatangi, tegelikult kell on praegult 6, me peaksime mingi 10 olema Hiltonis valmiseks, siis 4 tundi on mul rahulikult aega kõigega tegeleda. Nii et kiirelt pessu ja siis toimetama. Ma näitan nüüd, mis ma leidsin siit. Sellise kotttooli, mis on hea näiteks siis, kui külalised tulevad, võib-olla niisama chillimiseks ka. Siis kingariiul esikusse, mida ma olen ka varasemalt otsinud juba. Siis sellised 4 tooli,
söögilaua taha. Meil vanad on katki läinud, sest et ma ei tea, koormusest või mis iganes. Siis riidekapp ja siis vannitoa riiul, kus saab siis panna asju ülesse. Vot sellised asjad. Väga põnev. Ma juba väga ootan, et saaks need ära tellida. No nii, ma olen jõudnud asjadega sinnamaani, et mul on vaja hakata ennast valmis panema. Tundub, et ma sain valmis. Ma nüüd pakin ruttu asjad kokku, sest ega mul tegelikult ei ole absoluutselt palju aega siin. Seega näeme juba siis, kui ma olen Hiltonis. Hakkame esinema. Let's go! No nii, ma olen tagasi kodus, esinemine on tehtud. Ma arvan, üldkokkuvõttes läks hästi. Mul läksid mingid veidrad kohad täna sassi, mis ei ole mul mitte kunagi sassi läinud, mis oli nii veider. Plus mul juhtus esinemise ajal sükene asi. Näiteks mul on üks moment, kus me peame 5 pööret järjest tegema. Mul läks konts nagu see koht, kus on mul back ja varbad. See lihtsalt läks nagu niimoodi. Ja see kaotas mul täielikult tasakaalu. Ehk siis ma olin väga bummed about it. Plus mul kadusid kostüümivahetuse ajal ära ühed kindad. Kõigil teistel olid kindad. Minul ei olnud kindaid. Ja see oli nii piinlik. Ja terve tantsuaeg ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et ma kaotasin kostüümivahetuse ajal ühe kinda ära ja ma ei leidnud seda ülesse. Ja pärast selgus, et see oli kuskil kellegi teise asjade all. Nii et ma eeldan, et kui me tegime seda kiiret kostüümivahetust, siis see jäi lihtsalt kuskile kellegi või mu enda kostüümi külge või nagu peitu ja siis see lihtsalt kadus koos selle vahetusega ära. Ja ma ei tea, nagu ma olen nagu ühtepidi väga rahul, teistpidi nagu 100% mitte, et mingid asjad oleksid võinud ikkagi nii palju paremad olla. Aga noh, võib-olla need on ka sellised asjad, mida mina saan aru, aga publik ei saa sellest aru. Ma loodan vähemalt. Ja see oli nii palavereaselt, kuidagi nagu üldse ei ole see lõhku, plus meil kostüümid ka nagu üldse ei hinga. Ja ma tundsin ennast nii nagu halvasti, sellepärast, et mul veits oli isegi siuke tunne, et veits nagu pass out tunne mingitel momentidel, sest nagu see pingutus on nii suur. Aga lõppkokkuvõttes oli ikkagi okei. Ja mis oli huvitav see, et kui eelmine kord pärast meid tuli bänd ja rahvast tuli aina juurde, siis seekord oli see, et meie esinesime ära ja kui bänd tuli, siis seal ei olnud mitte kedagi. Mis oli nii veider ja huvitav samal ajal, et kas tõesti inimesed tulidki ainult meie pärast, mis on nagu äge, et see näitab ka olümpikule võib-olla seda, et inimesed on huvitatud sellisest asjast. Nii et selles mõttes väga tore. Aga nüüd ma võtan endal meigi maha, teen juuksed lahti. Mul on homme jälle esinemine tulemas, nii et ma täna juukseid ei pese, teen lihtsalt juuksed lahti, kammin ära ja jätangi nad niimoodi lihtsalt, panen ööseks punupatsi. Aga ma võtan meigi maha. Tegelikult keegi küsis minu käest, et kuidas näeb välja mu meigi maha võtmine ja tegelikult väga tavaline. Ma kasutan enamasti silmameigi jaoks L'Oreali veekindla ja kaupüsiva silma ja huule meigi eemaldajat. Ja ülejäänud meigi jaoks ma kasutan Nivea Micellar Vet. See on kõige toredam moment. Mõnus. Ühesõnaga, ma alustan tavaliselt silmadest. Võtan selle maha, kuna mul on veekindel ripsmetuška, siis sellega ma saan
sellega maha ja kuna tegelikult ripsmeliim on üsna nagu tugev, siis ma saan selle veekindla meigi eemaldajaga ka selle maha, aga suht raske on seda liimi ära saada. Ja tegelikult ega mul mingisugust hullu suurt rutiini meigi maha võtmiseks ei ole. Seda meiki on mul näos ikka väga palju, aga püsis väga hästi. Kõik on alles ja ühesõnaga mul siin ripsmepiiril on seda liimi ülipalju. Ja siis seda on natukene ebamugav siit ära võtta. Peab natukene nühkima ausalt öeldes seda siit silmapiiri pealt maha. Nii, ja siis ma teen oma näo. Nii, make-up maha võetud. Ma lähen hüppan kiirelt pessu ja siis teeme väikse skincare'i veel siia otsa. Pesus on käidud. Nüüd on aeg väike skincare teha. Näopuhastuseks ma kasutan Image Skincare'i. Siin ei ole enam näha seda toodet, aga ma kasutan Image Skincare'i Clear Cell on äkki selle puhastus, selle sarja nimi. Selle firma tooted on reaalselt koos kosmeetiku juures käimisega aidanud mu näonahka nii palju. Siia peale L'Oreali Revitalift Filler Hyaluron Serum. Ja siis Image Skincare Ageless näokreem, mida ma kasutan ainult ühti. Ja tegelikult mul on üks teine näokreem veel, selle sama Image Skincare'i oma, mis on veits üksem rahulikum, aga see on selline natuke tugevama toimelisem. Ma panen ka näo peale. Vahel ma teen pärast esinemist maski või koorin näonahka pedena selliselt. Võt, ja nüüd pesen hambad ära. Lähen tuttu ja teen ühe mõnusa magusa une, sest et homme mul hommikul ei ole mitte kuskile vaja minna. Tahaks veel natukene mingite asjadega toimetada, mis mul to-do listis on ootel. Ja näeme juba homme. Tere hommikust! Täna on laupäev. Ja minu päeva esimene plaan on see, et ma lähen järgi oma pakile, mille ma tellisin esmaspäeva raames Medironist ja viin 2 pakki ise ära. Mul tehti jagast 2 tellimust, ehk siis ma viin need 2 pakki ka ära. Ja siis käin kiirelt poest läbi, tulen tagasi koju ja siis on mul aega natukene lihtsalt chillida, sest et umbes 3 tunni pärast ma pean olema, tegelikult väga palju aega mul ei ole chillimiseks, 3 tunni pärast ma pean juba olema Nõmmel, et startida Saaremaa poole. Meil on tulemas Nancy'ga show Saaremaal Sõrves, seega meil tuleb üks väga pikk reis täna. Õues on 1 kraad sooja ja megalt oli tunda, et väga palju külmem on kui muidu, nii et hakkab vaikselt see talvine periood tulema, mida ma üldse ei oota, sest ma olen üsna külmakartlik. Mul on kogu aeg varbad ja käed külmad sellisel ajal, nii et not fun at all, aga vähemalt natukene on näha, et juba mingi lumevärki on maas. Seega seda ma küll ootan, et ei oleks hall, vaid et oleks vähemalt lumine. Sain oma Medironi paki kätte. See, kust ma tellisin neid pesemise asju varasemalt. Mäletad neid nagu lehti ja graanuleid? Tellisid neid? Tellisin juurde neid, jah. Ma mõtlesin, et neid saab lihtsalt ostas. Esmaspäeval oli esmaspäev ja siis ma selle nagu raames tellisin. Teen sulle samal ajal haul siis. Esiteks 2 suurt laundry sheet pakikest. Need on need samad, mis enne, aga lihtsalt suuremad pakid. Väga mugav kasutada. Ma võtsin neid samasid Ocean Breeze scent boostereid. Ja siis seal olid veel teistsugused peach omad. 2 tükki. Head.
siis... Lõpuks mu riided hakkavad mitte haisema või? Ma loodan. Ja see on too much to ask. See on too much to ask. Kas need riided, mis ma sul pesen, kas need haisavad? Ei, mis ma haisen vaata nii väga, et mitte midagi aita enam. Destiny. Okei, no siis on... lehkama elu lõpuni. No pole midagi. Ma ei tea, mis tooted ma siis pean kasutama sinu jaoks. Siis ma tellisin veel ka stain remover. Vot seda ma võin sinu peale. No fuck is that, mate? Seda ma võin sinu peale panna siis, et siis ei haise äkki ka. No kui on... Stain ei ole mingi plekk nagu või? Pleki eemaldus, jah. No, okay. Eemaldame su pealt kõik plekid. No plekke mul ei ole, mis haised? Haised? Okei. Aga kahjuks on lõhnatu pleki eemaldaja, nii et ega see... Ai, kahju jah. Kasutushoole siis ikkagi. Jah. Siis ma ostsin endale uue harja. Sellise. Vapustav. Jaa. Mida ta harib täpsemalt? Harib mu juukseid. Aru saab. Väga mõnus. See on üldse oluline, missugune hari seda peab olema? No see on väga selline universaalne. See sobib erinevatele juuksetüüpidele. Aga see võtab, aitab pusade vastu ja elektri vastu ka. Puslede vastu? Puslede vastu ja elektrit saab täiega selle pealt. Aga... Su taga! Kas sa tahad ka puslede vastu kammi? Täiega. Ja elektrist mul oli ka veits puudusega. See lahendab selle probleemi ka ära. Elektriarved suht need kõrged. Nagu madalamaks vaata. No nii, kell on saanud juba mingi 2 midagi läbi. Nii et mul on vaja hakata ennast valmis panema esinemise jaoks. Teen kiire meigi, soengu ja siis juba stardime. Kell on saanud 1, ma jõuan kohe koju. Esinemine läks, ma arvan, väga hästi, väga sükene mõnus, tore publik oli ja võib väga rahule jääda tänase showga. Nüüd võtan meigi maha, pessu ja tuttu. Tšau! Tere hommikust, täna on pühapäev, kell on mingi 9:30 hommikul ja ma näen selline välja, sest ma ärkasin üles mu sellised kotid silmade all eilsest esinemisest ja ilmselt vähesest unest. Täna ma lähen sõbranna juurde sauna, tünnisauna, sellepärast ma ka nii varakult ärkasin, sest me alustame juba kell 11 hommikul. Ja kuna ta elab Kiisa kandis, siis sinna sõidab ka mingi minu kodust umbes mingi 40-50 minutit. Seega tuleb üks päris pikk sõit. Ma mõtlesin, et enne kui ma hakkan hommikusööki sööma, panin endale need
mis iganes. maskikesed siia silma alla ja ma värvin oma kulmud ära. Ma kasutan neid tooteid, Appraise värvi ja vesinikku. Nii et ma värvin need ära, siis on mul saunaks kulmud olemas ka. Meie saunas. Minu ikkekodu. mis öeldakse, vaata, et koeri kutsutakse, et me peame lihtsalt ise sisse. Kui palju toitu Sillani. Jaa, ma arvan, ma ei ole kunagi Berni saanud sinialitusjustuga. Ma pean näeb hea välja, aga ma täna käisin selle püüma veel sinialitusjustuga. Mis see? Selle kamera lausa või? Jaa. Tšak-tšak. Oh my god. Liisa, sa kitsajustus saad? On saanud mingi 8:30. Ma lõpetasin lõpuks Transactis. Esiteks, ma ei jõudnud üldse vahepeal rääkida sellest, kui tore meil oli sõbrannadega. Nii mõnus oli lihtsalt lõõgastuda ja lihtsalt jutustada ja süüa head toitu ja saunas käia ja nagu 10:10 hommik. Tänane Kelly koreo, mida ta õpetas meile Nady Heels Crew trennis, oli nii vibe ja mulle nii meeldis ja see oli nagu ka 10:10. Mulle nii meeldis, mul oli nii kahju, et ma pidin sealt veits varem ära tulema, sest et meil oli täna Jazz Funkiga lisaproov. 2 tundi järjest puhastasime ja puhastasime ja saime tegelikult võistluskava esimese osa päris heaks, mis on nagu tore, et saime puhtaks. Ja nüüd mul on vaja tegeleda intensiivselt võistluskava kostüümiga. Seega mul on vaja nüüd kodus sellega tegeleda ja kõik paika saada, sest et need asjad, mis ma tahtsin, neid ei olnud ja siis ühesõnaga seal on mingi sold out situatsioon. Homme peab meil kindlasti saama see kostüüm lukku, et me jõuaks rahulikult tellida ja ma lähen hüppan nüüd kiiresti veel Nautikast läbi, ostan koju süüa ja liigun siis lõpuks koju ka. Tänane päev on nii pikk olnud. Ma lahkusin kodust enne kella 10:30. Jesus!